Aasta on 1914 ja Euroopa pinged on kõrgemad kui kunagi varem. Sõjatehnoloogia on kiiresti arenenud ja kõik Euroopa riigid vihkavad üksteist ja esimene maailmasõda on alanud. Aga et aru saada, miks see juhtus, peame ajas paar aastat tagasi minema aastatesse 1912 Balkanitesse, kus need väiksed riigid, kes olid viimase 20 aasta jooksul vabaduse saanud, ning kuigi nad kõik vihkasid üksteist, vihkasid nad Ottomani impeeriumit rohkem ning alustasid esimese Balkani sõja, kus Ottomani impeerium kaotas suurema osa omast Euroopas ning Albaania sai oma vabaduse. Bulgaaria oli üks nendest riikidest, kes oli viimase 20 aasta jooksul Ottomanide käest oma vabaduse saanud, aga pärast Venemaa Ottomani sõda oli neile lubatud nii palju maad, aga teised Euroopa suurriigid survestasid Venemaad andma Bulgaariale ainult need maad. Aga Bulgaaria siiski arvas, et nad peaksid omama neid maasi. Ehk siis nad ründasid Kreekat ja Serbiat, alustades teise Balkani sõja, kus nad kaotasid suurema osa oma maast, mille nad olid esimesest Balkani sõjast võitnud. Samal ajal oli Serbia proovinud ühendada kõik lõunaslaavid, aga suurem osa lõunaslaavidest olid Austria-Ungaris ja Austria-Ungari oli veits liiga tugev Serbia jaoks. Aga õnneks Austria-Ungari troonipere ja hertsog Franz Ferdinand oli Bosnias, kus elas palju serblasi ning üks üliõpilane Gavrilo Princip proovis seda pommiga tappa, aga viskas mööda ning vigastas paart ohvitseri Unlucky ning Franz lahkus Sarajevost ning esimest maailmasõda ei toimunud. Aga muidugi see ei ole nii lihtne. Pärast Sarajevost lahkumist läks Ferdinand tagasi, et ohvitseridel haiglas külas käia, aga samal päeval oli see sama serblane, kes oli proovinud Ferdinandi tappa. Nüüd pakkumis juhtus. Gavrilo no-scope'is Ferdinandi. See ajas Austria-Ungari üsna vihaseks ning nad süüdistasid sellest Serbiat ja nad saatsid Serbiale ultimaatumi, mis põhimõtteliselt ütles, hei, ütle, et kõik propaganda Austria-Ungari vastu on halb või muidu. Serbia ei nõustunud ultimaatumiga ning Austria-Ungari alustas Serbia peal sõda. Kiiresti liitusid sõtta Vene impeerium ja Montenegro. Pärast Venemaa liitumist sõtta liitus Saksamaa, mille peale liitus Prantsusmaa, sest Prantsusmaa oli kahtanud algsõjas Lothringi Saksamaale 20 aastat varem Prantsuse preisisõjas. Prantsuse liitumine sõtta sundis Saksamaad võitlema sõda kahel rindel, mis ei olnud eriti optimaalne, aga neil oli plaan. Saksamaa arvas, et Venemaa oli liiga suur ja kohmakas, et kiiresti mobiliseeruda, saaks nad kiiresti Prantsusmaa üle võtta ja siis Venemaa üle võtta ja siis tervet maailma kontrollida. Aga Prantsusmaaga oli probleem. See probleem oli see, et oli pärast Prantsuse preisisõda oma piiri Saksamaaga väga kõvasti ära kindlustanud. Ehk siis Saksamaa pidi kas A minema läbi nende kindlustuste, mis oleks väga raske olnud, või minema ümber. Belgia ja Luksemburg jagasid üsna pikka piiri Prantsusmaaga ning neil oli mõlemal üsna nõrk sõjavägi ja neil oli väga madal maastik. Ehk siis Saksamaa plaan oli lihtne. Mine ümber Belgia ja Luksemburgi, võta Prantsusmaa üle, võta Venemaa üle, pum, võidad. Aga Suurbritannia garanteeris Belgia vabadust. Ehk siis nad nüüd olid sõjas Suurbritanniaga. Aga Saksamaad väga huvitanud, et Suurbritannia liitus sõda, sest nad arvasid, et kui nad võtaksid Prantsusmaa üle, siis Suurbritannia lihtsalt annaks alla ja nad võidaksid sõja. Nüüd Saksamaa proovis marssida 750 000 sõdurit läbi Belgia. Nüüd Saksamaa oli lootnud, et Belgia ei hakkaks eriti vastu ja laseks Saksamaal oma sõdurid nendest läbi viia. Aga töötult nad ei teinud seda, nad võitlesid vastu ja nad olid sellest päris head. Samal ajal, kui Belgia oli keeruline, koputas Vene armee Saksamaa idapiiril palju varem, kui nad olid osanud arvata. Aga sest Saksamaa oli läänerindel hõivatud, ütlesid nad Austria-Ungarile, hei, kas saaksid sellega tegeleda? Ja Austria-Ungari tegeles sellega ja see läks päris hästi. Siis see läks vähem hästi ja see läks väga halvasti. Venemaa, nähes kui kergesti nad suutsid Austria-Ungari tagasi lükata, otsustasid rünnata Saksamaad. Ja sest Saksamaa polnud oma Ida-Euroopa armeesi üleni organiseeritud ja suurem osa nende armeest oli läänerindel, edenes Vene pealetung väga hästi ning samal ajal oli Austria-Ungari proovinud rünnata Serbiat ja Montenegrot, mis läks väga halvasti. Olenemata Saksamaa kaotusi idarindel, oli Saksamaa armeed jõudsalt edenenud ja oli otse Pariisi väravate taga. Belgia vastupanu oli andnud Briti ekspeditsioonivägedele piisavalt aega, et Prantsusmaale jõuda. Prantsuse 5. ja 6. armee ning BFi vasturünnak oli sundinud sakslased taganema Marneeni, kus Prantsuse armee lõi sakslased tagasi. Pärast mida olid sakslased sunnitud üleni taganema kaitsvasse positsiooni. Aga pärast seda oli sõjategevus mõlemal rindel põhimõtteliselt peatunud. Saksamaa proovis Varssavit võtta, aga Venemaa lükkas nad tagasi. Aga suurem osa sõjategevust toimus Aafrikas, mis sundis mõlemaid pooli hakkama otsima uusi liikmeid. Antant oli saanud Jaapani enda poolele, andes neile Saksamaa kolooniad Aasias ja Okeaanias, aga keskriikide silmad läksid Lähis-Itta Ottomani impeeriumi poole.
nagu ma enne mainisin, oli 20. sajand ottomanidele raske olnud. Aga neil oli seadsustat nii Prantsusmaa ja Suurbritanniaga kui ka Saksamaaga. Ottomani siseminister proovis liituda Antandiga, sõjaminister Keskriikidega ning Ottomani sultan soovis jääda neutraalseks. Aga sest ta roll oli tseremoniaalne, kedagi huvitanud, mida ta arvas. Aga suurem osa valitsusest siiski soovis liituda Antandiga. Aga see ei olnud oluline, sest Ottomani laevastik oli kogemata pommitanud Vene sõjaväepääse Musta mere ääres. Umbes 4 sekundit pärast sõtta liitumist lükkasid Vene armeed Ottomanid tagasi, mis läks hästi. Kuni see ei läinud, Ottomani armeed lükkasid Vene väed tagasi Kaukaasiasse ja mõtlesid, hei, see oli päris lihtne. Nad lükkasid neid rohkem tagasi ning okupeerisid suure osa Vene okupeeritud Iraanist. Aga siis hakkas külm, väga külm. Ottomanid olid sunnitud taganema ning proovisid oma õnne uuesti, rünnates Egiptust. Mis läks päris hästi ning Ottomani väed okupeerisid Siinai poolsaare. Aga Briti ja Egiptuse väed peatseid nad Suessi kanali ees. Pärast mida kasutas Saksamaa teisel Ypressi lahingul mürgigaasi, mis oli rangelt keelatud ning lükkasid Vene armeed jõudsalt tagasi, okupeerides suure osa tänapäeva Lätist ja Leedust. Saksamaa proovis oma õnne läänerindel, ründates Verduni. Prantslased võitlesid raskelt 10 kuud, et linna hoida. Et saklaste tähelepanu eemal hoida, alustasid britid oma enda lahingut Sommeis 26. mail liitus sõtta poolele Itaalia, kellel olid lubatud maad Austria-Ungarilt. Sest suuremas rindeid olid siiski seisma jäänud, üritasid britid avada uut rinnet Gallipoli poolsaarel. Arvates, et sest see oli suht lähedal Ottomani pealinnale Istanbulile, saaksid nad kiiresti selle üle võtta ja pärast seda langeks Ottomani impeerium suht kiiresti. Aga Gallipoli mägine maastik osutus suht keeruliseks brittidele ning Gallipoli lahing muutus väga kalliks ja väga peenlikuks kaotuseks Suurbritanniale. Aga nüüd olid Saksa väed idarindel organiseeritud ning hakkasid kiirelt venelasi tagasi lükkama. Kiirelt okupeerides Vilniuse, Riia, Varssavi ja Minsi. Koos Saksamaa võitudel idarindel liitus sõtta Bulgaaria, kes endiselt polnud leppinud oma kaotusega teises Balkani sõjas. Ja nad suutsid kiirelt koos Austria-Ungari vägedega Serbia üle võtta. 31. augustil 1916 liitus Antandi poolele Rumeenia, kes proovis Transilvaania üle võtta. Rumeenia väed edenesid üsna hästi, aga nad ei suutnud keskriikide armeesi tagasi hoida ja nad lükati kiirelt tagasi. Kui aastat 1917 kohale jõudis, oli keskriikidele selge, et nende algne õnn hakkas otsa saama. Kuigi jah, Saksamaa kontrollis suure osa Ida-Euroopast ja Põhja-Prantsusmaast, Austria-Ungari ja Bulgaaria väed okupeeris Serbiat, Montenegrot ja Lõuna-Rumeeniat, oli Antant neid tagasi lükanud Kreekas ning Ottomani impeerium oli kokku varisemas. Saksamaal oli vaja midagi teha ja kiiresti. Aga siis tuli neile hea idee, mille poolte Saksa vägedest oli idarindel. Et kui Saksamaa suudaks kuidagi Vene impeeriumi sõjast välja lüüa, saaksid nad fokusseerida läänerindel ning sõja võita. Siis vaatasid Šveitsi poole, sest Šveitsis oli Vladimir Lenin, kes oli üritanud mõned aastad varem Venemaal kommunistliku revolutsiooni alustada. Bingo! Saksamaa saatis Lenini Petrogradi, et alustaks kodusõja. Aga see ei olnud piisavalt. USA oli väga tugev riik sellel ajal, aga oli veel tugevamaks ja rikkemaks saanud, sest Suurbritannia oli hakanud neid ostma varustusi, toitu, relvi, kõike mida sõjas vaja on. Aga Saksamaa sai aru, et kui nad lihtsalt hakkavad uputama USA laevu, nad saaksid elimineerida Suurbritannia ainsa liitlase, kes ei olnud pankrotis. Ning siis saaksid Saksamaa kiiresti Prantsusmaa üle võtta, lüüa Suurbritannia sõjast välja ja boom, võidetud. Kuigi USA oli neutraalne, arusaadavalt ei meeldinud neile, et Saksamaa, kuigi USA oli neutraalne, nende laevu uputas, aga Saksamaa ületas piiri, kui nad uputasid Lusitania, mis oli tsiviillaev, aga siiski proovis USA sõjast välja jääda, sest sõjas olemine ei ole väga hea su riigile, aga Saksamaa oli siiski kindel, et USA tuleb varem kui hiljem sõtta. Nii et nad saatsid Mehhikole telegrammi, mis ütles, hei, kas läksid USA-t rünnata? Palun. Aga probleem oli selles, et see telegramm Mehhik jõuaks, pidi see minema läbi Londoni. Britid said selle sõnumi kätte ning näitasid see USA-le ja 4. aprillil 1917 liitus USA esimesse maailmasõtta. Aga lõpuks hakkab sõda uuesti Saksamaa kätesse langema. Oktoobris lõpeb Caporetto lahing Itaalia kaotusega. Venemaal lõpeb oktoobri revolutsioon ning 4. veebruaril allkirjastavad Nõukogude Liit ja Saksamaa
Brest-Litovski lepingu, mis tähistas Venemaa alistumist ning mis andis Saksamaale Eesti, Läti, Leedu, Valgevene, Poola, Ukraina, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaani ning osa Lõuna-Soomest. Aga Saksamaa pidi siiski muretsema USA pärast, kuigi nende asukoht andis Saksamaale paar kuud aega, enne kui terve USA sõjavägi Prantsusmaale jõuab. Aprillis 1918 alustas Saksamaa kevadrünnaku. Sakslased edenesid üsna kiiresti, eriti läänerindest standardite järgi, aga 10. aprillil suutsid liitlased Saksa pealetungi peata. Meelehitel Saksamaa koondas oma viimased sõdurid ja tangid kokku ning alustas suurt pealetungi. See oli nüüd või mitte kunagi. Nad olid tugevalt sommis, uuesti Belgias ja uuesti, aga iga löögiga nõrgenes Saksa armee. Samal ajal kui liitlased said aina tugevamaks. Pärast 5. lööki hoidsid liitlased rinnet ja isegi lükkasid neid tagasi. Arvukalt saabunud Ameerika vägedega suutsid liitlased alustada vasturünnak ja see oli kõik. Keskriike lükati tagasi igalt rindelt. Bulgaaria varises esimesena kokku, siis Ottomanid, Austria-Ungari ja viimasena 11. novembril 1918 Saksamaa.